Sooviksin teile järgnevalt rääkida sellisel teemal, nagu on andmete valideerimine. Mis asi siis on andmete valideerimine? Andmete valideerimine on tegevus, millega kontrollitakse, et väärtuste kombinatsioon kuulub lubatud kombinatsioonide hulka. Ja nüüd see andmebaasisüsteemi tarkvara, mille abil me oleme andmebaasi loonud, võiks andmebaasi andmete kirjutamisel neid andmeid ka automaatselt valideerida, ehk siis kontrollida nende andmete reeglitele vastavust. Ja selleks tuleb andmebaasis jõustada kitsendusi, inglise keeles siis constraints. Ja me räägime siis sellest, et milliseid kitsendusi on võimalik andmebaasis jõustada. Ja võib-olla on seda isegi veel parem teha konkreetse näite põhjal, kui vaadata siis tabeli loomise lauset, millega SQL-is deklareeritakse andmebaasis, et on vaja luua uus tabel. Et siin te näete tabeli loomise lauset, millega luuakse tabel nimega Mark. Nagu te näete, selles tabelis on 2 veergu. Ja siis on ka sellised read, kuhu on kirjutatud suurtähtedega constraint. See constraint on võtmesõna ja nende ridade abil siin deklareeritakse siis mõningad selle tabeliga seotud kitsendused, aga mitte ainult. Et kõigepealt, kui ma defineerin tabelit, ma pean ära kirjeldama tabeli veerud. Iga tabeli veeru kohta ma pean ära näitama selle veeru andmetüübi. Et nagu sai räägitud, siis veeru andmetüüp tegelikult on kitsendus. Veeru andmetüüp määrab seda, et millised on need lubatud väärtused, mida saab selles veerus registreerida. Nüüd veerul Mark andmetüüp on varchar, siin sulgudes on veel selline täiendav kitsendus 50, mis siis määrab ära maksimaalse lubatud väljapikkus. Ehk siis milline võib olla maksimaalselt märkide arv selles stringis ehk sõnes, mida saab selles veerus salvestada. Nii et veerule andmetüübi määramine ja sõltuvalt andmetüübist ka maksimaalse väljapikkuse määramine on tegelikult kitsenduste defineerimist. Nüüd näete, siia on kirjutatud not null veeru Mark definitsiooni puhul. Ja see not null tähendab siis seda, et tegemist on kohustusliku veeruga. Ehk sellele veerule vastajates väljades alati peab olema väärtus registreeritud, ehk ei tohi olla selles veerus niimetatud tühje lahtreid, kus on lubatud need SQL-i nullid. Nii et mäletatavasti SQL-is vaikimisi kõik tabeli mitte primaarvõtme veerud on mitte kohustuslikud, eks seal on nullid lubatud. Ja kui ma tahan siis keelata nullide kasutamist, et siis tuleb kasutada seda not null kitsendust. Nüüd siin on defineeritud tabeli primaarvõti. Primaarvõti on siis veergude hulk, antud juhul sellesse veergude hulka kuulub üks veerg, selle veeru nimi on Mark ID, nii et see veeru nimi on siin, see veeru nimi on siin. Ja primaarvõtme puhul kehtib siis see lisatingimus, et primaarvõtme veerus peavad olema kõikides väljades alati väärtus või peab olema alati väärtus. Ehk tegelikult, kui ma ütlen, et see Mark ID moodustab primaarvõtme, siis tegelikult sellest tuleneb ka see, et see veerg on kohustuslik, et ma pean alati iga AutoMargi puhul selle margi identifikaatori registreerima. Nii et ma võiksin siia kirjutada selle not null, et see ei oleks iseenesest ka viga, aga ma ei pea seda tegema, kuna primaarvõtme kitsendusest tulenevalt see Mark ID on juba kohustuslik veerg. Ja siis on võimalik tabelis defineerida selliseid täiendavaid unikaalsuse kitsendusi. Et nagu öeldud, et tabelis peaks olema üks või mitu kandidaatvõtit, tüüpiliselt nendest üks valitakse siis primaarvõtmeks, kõik ülejäänud on alternatiivvõtmed. Ja selleks, et andmebaasisüsteemile anda teada nüüd ka nendest alternatiivvõtmetest, tuleks siis luua andmebaasis uniikkitsendused, et sellega ma ütlen, et tegelikult ka tabelis Mark veerus nimega Mark
peavad samamoodi nagu mark-ID väärtused on unikaalsed, peavad olema ka markide nimetused, peavad olema unikaalsed. Ja kui ma nüüd vaatan tabelit auto, tabelis auto samamoodi on siis deklareeritud veergudele tüübid, on defineeritud primaarvõtmekitsendus, unikaalsuse kitsendus ja siis on mul siin välja toodud eraldi lause, millega lisatakse tabelisse auto välisvõtmekitsendus. Et see välisvõtmekitsendus ütleb seda, et tabelis auto, veerus mark-ID olevad markide identifikaatorid peavad ja saavad olla ainult sellised automarkide identifikaatorid, mis on registreeritud tabelis mark veerus nimega mark-ID. Ehk mul on tegelikult võimalik siis andmebaasis luua ka deklaratiivseid välisvõtmekitsendusi, mille alusel siis süsteem hakkab kontrollima viidete terviklikkuse reegli täidetust. Ehk kas siis on tõepoolest niimoodi, et autotabelis veerus mark-ID registreeritud väärtused, et kas need tõepoolest on automarkide tabelis olemas. Ja siin pange siis tähele, et kui ma nüüd lisan selle välisvõtme kitsenduse, et siis ma pean kõigepealt viitama sellele, et milline veergude hulk moodustab välisvõtme ja siis ma pean ka ära näitama selle, et millisele kandidaatvõtmele nüüd see välisvõti viitab, et see kandidaatvõti võib olla samas tabelis, see kandidaatvõti võib olla ka mõnes teises tabelis. Ja lisaks siis sellele on mul võimalik ka lisada selliseid täiendavaid reegleid, täiendavaid kitsendusi tabelis olevatele andmetele, mis siis piiravad täiendavalt neid andmeid, mida on võimalik tabelisse lisada. Nii et näitena on siin toodud nüüd selline tabeli loomise lause, kus kohas on, mille abil luuakse tabelkaup, kus on 2 veergu, kaubakood ja hind. See hind on püsikomatüüpi, tüüpi detsimal, täpsusega 19, skaalaga 4, see 19 näitab numbrikohtade arvu, 4 näitab kohtade arvu peale koma. Ja nüüd kehtib siis selline reegel, et hind peab olema positiivne arv. Hind ei tohi olla 0, hind ei tohi olla negatiivne ja selleks defineeritakse siis tabelis check kitsendus, siia sulgudesse kirjutatakse loogika avalduse, boolean expression ja selle loogika avalduse täidetust kontrollitakse kõikide nende ridade puhul, mida siis siia tabelisse lisatakse. Ja tabelisse saab lisada ainult sellised read, mille puhul selle kontrolli tulemus on kas true, ehk siis selles reas olevad andmed, nende korral on see loogika avaldus avaldatud, või ka mille korral selle kontrolli tulemus on unknown, et see unknown on siis seotud sellega, et on võimalik mul ka ju olukord, näiteks on tabel loodud niimoodi, et mõnes tabeli veerus on lubatud väärtuste puudumine, et sellele veerule vastuvates väljades on need null tähised või markerid ja vaat siis selliste korral, kui mul on selles väljas null, siis selle loogika avalduse kontrollimise tulemus on unknown ja tegelikult sellist rida lubatakse ikkagi siis tabelisse lisada. Kui me räägime nüüd Microsoft Accessist, siis tegelikult Microsoft Accessis on alternatiivina sellistele check kitsenduste defineerimisele võimalik defineerida siis neid lisapiiranguid läbi graafilise kasutajaliidese, kasutades siis, luues siis valideerimisreegli. Et see on selline alternatiivne võimalus, mida Accessis saab kasutada, aga Access toetab ka check kitsendusi ja check kitsendused on loomulikult siis SQL keeles ette nähtud, SQL standardi poolt kirjeldatud ja paljude andmebaasisüsteemide poolt toetatud. Nüüd, mida siis tähendab, et ma ütlen, et ma deklareerin tabelis kitsendus, et mida see tähendab? Et deklaratiivne kitsendus tähendab siis seda, et kitsenduse kirjeldaja ütleb süsteemile, mida on vaja kontrollida. Ja süsteem ise otsustab, milline on see kõige parem protseduur.
ehk konkreetsete sammude jada, mida on vaja selle kontrolli läbiviimiseks läbi viia. Ehk seda kontrolliprotseduuri, mille kitsenduse defineerija poolt ette ei kirjutata. Et alternatiiviks oleks siis selline protseduursete kitsenduste loomine. Ja selle jaoks SQL-is saab kasutada triggereid, et mis asi on andmebaasi trigger. Andmebaasi trigger on andmebaasis olev programm, mis siis käivitub mingisuguse andmebaasis toimunud sündmuse tulemusena. Selleks sündmuseks võib olla näiteks andmete lisamine, muutmine või kustutamine mingisuguses tabelis ja selle sündmuse peale käivitub siis triggeri protseduur, kus siis samm-sammult viiakse läbi tegevused ja nende tegevuste sisuks võib olla ka nende muudatuste kontrollimine ja siis muudatuste mitte reeglipärasuse korral ka erandolukorra tekitamine ja sellega muudatuse tühistamine. Aga deklaratiivsed kitsendused, et nendel on mitmeid eeliseid, et kõigepealt see kood on lihtsam. Kood on portatiivsem, töötab suurema tõenäosusega erinevates andmebaasisüsteemides ja suurema tõenäosusega oskab ka andmebaasisüsteem seda koodi ära kasutada omal sisemiselt, kui ta näiteks peab siis tegelema päringulausete või andmete muutmise lausete optimeerimisega. Et andmebaasisüsteemid tegelikult oskavad sealjuures siis arvestada nende andmebaasis deklareeritud kitsendustega ja vastavalt sellele siis ka koostada selliseid sisemiselt selliseid lihtsamaid protseduure, mille alusel siis kasutaja poolt käivitatud lause või soovitud tulemus kätte saada. Ja see omakorda mõjub siis hästi muidugi töökiirusele. Nii et kui me räägime sellest, et mida siis andmebaasisüsteem saab või ei saa teha, et siis andmebaasisüsteem ei saa kontrollida andmete sisulist õigust. Et kui me lubame registreerida isikuandmeid ja tahame registreerida isikute pikkusid ja registreerime, et Juhan Juurikus on 175 sentimeetrit pikk, et siis andmebaasisüsteem ei saa siit arvutusest välja hüpata, kõndida Juhan Juurika juurde ja ta üle mõõta, et kas ta on ikka 175 sentimeetrit või ta oli hoopis 178 sentimeetrit või hoopis näiteks 173 sentimeetrit pikk. Küll aga, mida saab andmebaasisüsteem teha? Ta saab kontrollida andmete vastavust kehtestatud kitsendustele. Ja järelikult siis lükata tagasi, leida üles ja lükata tagasi sellised andmed, mis nagu igal juhul on valed, et nad on juba sellised ebareeglipärased ja sellest ebareeglipärasusest tuleneb ka see, et on tegemist kindlasti valede andmed. Nii et mis tahes andmemuudatus, mis viib siis andmebaasis olevad andmed, mis tahes andmebaasis deklareeritud kitsendusega vastuollu, lükatakse andmebaasisüsteemi poolt tagasi. Ja kitsendused aitavad parandada andmete kvaliteeti, ehk siis täpsust, kooskõlalisust, võrreldavust ja üheselt mõistetavust. Ja kui ma siis defineerin neid kitsendusi andmebaasi tasemel, et siis ma tegelikult loon sellise lahenduse, kus mul ei ole võimalik nende andmete reeglipärasuse kontrollist mööda minna. Sageli on selline, tekib see küsimus, et kus siis neid kitsendusi kontrollida, et kas neid kitsendusi peaks kontrollima rakenduses, kas neid peaks kontrollima andmebaasis. Et kui neid kontrollida ainult rakenduses, et siis probleem on selles, et juhul kui rakendust mitte kasutada, pöörduda andmebaasi poole näiteks mõnda administreerimisvahendit kasutades, et siis tegelikult nende kitsenduste kontrolli rakendada. Samuti, kuna rakenduste koodi ilmselt muudetakse küllaltki sageli, et siis tuleb neid kontrolle pidevalt uuesti realiseerida. Ja samuti sellised ainult rakenduse tasemel tehtud kontrollid, et andmebaasisüsteem nendest ei tea midagi ja ta ei saa kasutada siis ka nende kontrollide poolt antavat sellist lisainfot andmete kohta või lisagarantiisid andmete kohta selle jaoks, et siis näiteks optimeerida andmebaasi keele lausete täitmist. Nii et kui mul on defineeritud need kitsendused andmebaasi tasemel, siis ei ole võimalik nende kontrollimisest mööda minna, et ükstaskõik, mis õigustega ma andmebaasi poole pöördun, ükstaskõik, mis programme kasutades ma andmebaasi poole pöördun, ükstaskõik, mis ajal ma andmebaasi poole pöördun, igal juhul need kontrollid
rakenduvad, andmebaasisüsteem kontrollib lisatavate andmete kitsendustega määratud reeglitele vastavust ja juhul, kui need andmemuudatused nendele reeglitele ei vasta, siis andmebaasisüsteemi püha kohus on need muudatused tagasi lükata. Et see on üks sellist põhilisi andmebaasisüsteemide funktsionaalsuseid või väga olulisi andmebaasisüsteemide funktsionaalsuseid. Kitsendused aitavad andmebaasisüsteemil ja ka andmebaasi kasutajal, milleks võivad olla nii programmid kui on ka inimesed, andmete tähendusest aru saada ja selle abil oma tööd paremini teha. Nii et kui me räägime sellest, et te loote tabeleid, olete veerge, annate tabelitele, veergedele häid ilmekaid nimesid, et siis kindlasti, ütleme, head ja ilmekad nimed aitavad selle andmebaasi skeemi vaatlejal sellest skeemist paremini aru saada. Aga need nimed ei pruugi alati olla nii head, need nimed võivad olla ka vägagi krüptilised. Ja tegelikult, kui me räägime andmebaasisüsteemi, siis andmebaasisüsteemi jaoks ainukene võimalus saada aru andmete tähendusest ongi just nimelt siis see, et millised kitsendused on andmetele defineeritud. Et see annab andmebaasisüsteemile infot nende andmete tähenduse kohta. Nii et veergade nimed võivad olla vägagi krüptilised, aga loomulikult tuleks üritada anda selliseid nimesid, mis on võimalikult hästi aru saada. Nii et paljud kitsendused tulevad reeglitest äri toimimisele, mis ei sõltu tarkvarast. Ja kui on liiga vähe jõustatud kitsendusi, siis võib juhtuda seda, et äri hakkab valesti toimima, et registreeritakse selliseid andmeid, mis ilmselgelt on ebaõiged ja selle tulemusena siis nende andmete põhjalt langetatakse juba mingisugust ebaõiged otsused. Teisalt jällegi, kui need kitsendused on liiga ranged ja liiga tugevad, et siis ka võib juhtuda, et sellised legaalsed andmed, mida tegelikult peaks saama registreerida, et nende registreerimine ebaõnnestub ja see muidugi hakkaks ka toimetama ja hakkaks ka loomulikult takistama äri toimimist. Nii et jällegi üks oluline teema siin tabelite disainimise juures on siis teha kindlaks ja jõustada tabelitega seotud kitsendust. Ja tagada, et ühelt poolt võimalikult palju selliseid probleemseid andmeid püütakse kinni ja teiselt poolt vältida seda olukorda, kus legaalsed andmed nende kitsenduste poolt lükatakse tagasi. Nii et siin on viide ühele blogipostitusele või ajaveebipostitusele, kus kohas räägitakse siis sellistest ebaõigetest uskumustest, mis on andmebaasi programmeerijatel seoses isikunimedega. Ja tegelikult näiteks mõeldakse seda, et võib-olla isikunimed näiteks ei tohi sisaldada numbreid või isikunimed ei tohi sisaldada mingisuguseid erimärke või et isikul tingimata peab olema nii eesnimi kui perekonnanimi või et näiteks, et nimes võivad olla ainult ASCII märgid, et inimeste nimed ei muutu. Et tegelikult need on kõik sellised valeuskumumused, aga ütleme nendest lähtuvalt jõustada andmebaasis kitsendusi, et siis see tegelikult hakkaks takistama selliste hästi legaalsete isikunimede registreerimist. Nii et kokkuvõttes nende kitsenduste kohta, mida siis andmebaasi tasemel jõustada, et nende kohta tuleb siis öelda seda, et need on nagu valamus olev filter, mis on mõeldud siis prügi kinnipüüdmiseks. Et kui meil seda filtrit üldse ei ole, et siis väga kergesti võib juhtuda, et see valamusse sattunud prügi ja mustus tegelikult selle äravoolu umistab. Nüüd, kui me paneme sinna filtri ette, et siis mida väiksemad on need filtriaugud, siis seda rohkem prügi püütakse kinni, aga teistpidi on ka jälle see oht, et lõpuks need augud on nii väikesed, et tegelikult see vesi sealt ei pääsegi läbi. Ja igal juhul, kui me paneme ka selle filtri ette, siis ikkagi mingisugune selline mikroprügi pääseb sealt igal juhul läbi, et kunagi ei saa sellise filtriga tekitada sellist olukorda, kogu selle prügi ja prahi seal valamus selle abil püüame kinni. Nii et kogu prügi ei õnnestu kunagi kinni püüda. Aga kui puudub, siis on suur umistuste tõenäosus. Nii et
nende kitsenduste defineerimine andmebaasi tasemel, et see on siis üks osa selle andmebaasi kirjutamise skeemi defineerimisest. Et mäletate, ma rääkisin teile selles sissejuhatavas osas, et nendes dokumendipõhistes NoSQL süsteemides, et seal on väga levinud selline lugemise skeem, mille puhul siis andmebaasi kirjeldamisel andmete struktuurile vastavust ja reeglitele vastavust ei kontrollita. Küll aga siis neid andmeid peab oskama interpreteerida see andmete kasutaja, kes neid andmeid andmebaasist loeb. Et selline andmebaasist tabelite defineerimine, nende tabelitega ka seoses kitsenduste defineerimine, et see on siis andmebaasis kirjutamise skeemi loomine, mis siis tähendab seda, et andmete struktuurile vastavust, andmete reeglitele vastavust, et seda kontrollitakse juba siis sellel hetkel, kui andmeid andmebaasi kirjutatakse. Mis omakorda tähendab seda, et sellel andmete kasutajal on jälle teistpidi lihtsam, sellepärast et see andmete kasutaja saab midagi rohkem nende loetavate andmete suhtes eeldada. Ärge kirjeldage ja realiseerige kitsendusi, mis keelavad reeglipäraste andmete registreerimist. Näiteks ütleme sellise reegli näide, et igas meiliaadressis peab olema täpselt üks ättmärk. Et tegelikult võib olla meiliaadressis ka rohkem kui üks ättmärk. Näiteks ütleme sellises meiliaadressis. Ja taoline kitsendus sobib vaid siis, kui selliste aadresside mitte lubamine on tõeliselt süsteemi spetsiifiline nõue, et me üritame selliseid eksootilisi meiliaadresse mitte lubada mingisugusel põhjusel. Ja sellisel juhul tõepoolest võib olla vajadus jõustada see piirang, et meiliaadressis peab olema täpselt üks ättmärk. Et siis leidub inimesi, kelle perenimi on null, kelle perenimi on üks täht pikk, kelle perenimes on näiteks 666 tähte, kelle on mingisugune selline perenimi, mis tundub küll täiesti tavapärane, aga mingil põhjusel mingisugusele arvutisüsteemile ei meeldi. Ja paraku leidub siis selliseid arvutisüsteeme, mis ei saa selliste nimede salvestamisega hakkama. Et siin on jälle kindlasti ka siis kava, selle süsteemi kavandajad, sealhulgas andmebaasi kavandajad, kapsad, et nad ei ole osanud erinevate andmetega arvestada, ei ole osanud sellega arvestada näiteks andmebaasi struktuuri kavandamisel ja ka näiteks siis andmebaasis defineeritud kitsenduste kavandamisel. Ja huvilistel soovitan lugeda isikunimede kohta sellist bakalaureusetööd tehtud aastal 2016, kättesaadav Tallinna Tehnikaülikooli digikogust, kus kohas siis üliõpilane uuris kõigepealt väga põhjalikult, millised on isikunimede komponendid erinevates maailma kultuurides. Näitas, et tegelikult erinevates kultuurides isikunimedel on palju erinevaid komponente, et ei ole niimoodi, et kõikidel on ainult kaks nime komponenti nagu eesnimi ja perekonnanimi. Et küll võib olla isa nimi ja küll võib olla nagu sugukonna nimi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja siis ta selles oma bakalaureuse töös siis kirjeldas selliseid erinevaid disainilahendusi, mida siis saaks kasutada isikunimede hoidmiseks SQL andmebaasides ja tegi seda just nimelt siis ka PostgreSQL-i andmebaasisüsteemi näitel. Nii et see peatükk 2 seal on siis pühendatud isikunimede mitmekesisuse ja keerukuse analüüsimisele ja tõepoolest tuleb välja, et see on hämmastavalt suur. Ja peatükkides 3, 5 ja 6 on andmebaasi disaini juhist. Et siin üks näide siis ühest sellisest märkamata jäänud kitsendusest, mis tänapäeval on juba natuke legendaarne. Et Amazoni asutaja Jeff Bezos ja tolleaegne boss Jeff Bezos avastas süsteemi algusaastatel sellest vea, mis lasi kliendil tellida negatiivse arvu raamatuid, mille järel kanti raha kliendi krediitkaardile. Ja härra Bezos viskas siis ühes videos nalja, et ilmselt tuli siis jääda ootama, kuni klient meile raamatud saadab. Ehk tegelikult siis, kui oli registreeriti tellimust, et siis see tellimuse kogus võis olla negatiivne. Ja siin on viide selle väite allikale.
Näiteks veel nii-öelda üks näide, et võib-olla võib juhtuda, et e-poes pakutakse kaupa kogemata tasuta ehk siis hinnaga 0. Et kui tellimust täita, et siis on majanduslik kahju, kui tellimust mitte täita, siis on mainekahju ja hiljem sellest tulenev majanduslik kahju. Ja jälle üks näide ühest nii-öelda konkreetsest olukorrast, kus see võis esineda. Nii et kui me räägime siis sellest andmebaasi loomisest, siis süsteemi analüüsi käigus tuleb teha selgeks, millised andmed on vaja registreerida ja tuleks ka teha selgeks, et millised on nende andmetele kehtivad reeglid, et kas näiteks võtame tellimuse kogus, kas ta võib olla negatiivne, kas ta võib olla 0, kas äkki on mingisugune ülapiir selle koguse väärtus. Ja vastavalt sellele siis, kui me jõuame juba andmebaasi tehnilise kavandamise ja realiseerimiseni, et siis tuleks tegelikult ka andmebaasis jõustada kitsendused, mis siis sellistele reeglitele mitte vastavaid andmeid ei luba andmebaasis registreerida. No, millised võiksid olla siis andmete kontrollimise strateegiad, et kõige selline lihtsam ja mugavam tundub ju see, et me tegelikult andmeid üldse ei kontrolli. Et kõik andmed, mis süsteemi tulevad, paneme kirja, et registreerimine on kiire. Aga samas, kui me hakkame neid andmeid hiljem kasutama, siis võib tekkida sellega probleem, sellepärast et need andmeid võib olla vaja jutumärkides puhastada, õigeks keerata. See võtab aega ja tegelikult siin on ka probleem selles, et kui me hakkame niimoodi tagantjärgi neid andmeid parandama või üritame neid tagantjärgi siis õigeks keerata, et siis meil ei pruugi olla enam see andmete allikas kätte saada. Ja tegelikult ei olegi võimalik kindlaks teha, et millised peaksid olema need õiged andmed. Nii et tüüpiline lähenemine NoSQL süsteemides, aga loomulikult võimalik ka SQL andmebaasides, et kui ma loon tabeleid sellisel viisil, et ma seal kitsendusi ei defineeri. Ja teiselt poolt, nagu me ka eespool vaatasime, et siis ka nendesse NoSQL süsteemidesse aina rohkem tuleb juurde võimalusi ikkagi defineerida seda kirjutamise skeemi, ehk siis andmebaasi tasemel defineerida reegleid andmetele, mille täidetud peab andmebaasi süsteem kontrollima juba siis, kui neid andmeid andmebaasi kirjutatakse. Et aina rohkem tuleb selliseid võimalusi ka NoSQL süsteemidesse juurde. Ja selle õigustuseks, et miks siis nii-öelda seda andmete kontrollimist mitte teha, on see, et tegemist on nii-öelda väga suurte andmehulkadega, kus neid uusi andmeid tuleb pidevalt nagu kosest peale ja kohe kontrollida lihtsalt ei jõua. Et tegelikult see seostub siis sellise mõistega nagu suurandmed. Et siin ma tahaksin kommentaariks öelda, et tõesti, et see väide võib pädeda suurandmetega seoses. Samas kindlasti ei ole mitte kõik maailmasüsteemid ja võib-olla isegi mitte enamik maailmasüsteeme sellised, et kus kohas on vaja kokku puutuda suurandmetega. Et kus kohas me nii-öelda räägime sellistest nii-öelda andmehulkadest ja andmete pealevoolu kogustest, et me nii-öelda saaksime nagu seda tuua õigustusena välja. Nad on nii-öelda väga palju süsteeme, kus need andmehulgad on väiksemad, kus korraga nii palju andmeid peale ei tule ja kus tegelikult ikkagi oleks mõistlik koheselt ka neid andmeid kontrollida. Et nii-öelda strateegia on see, et andmeid kontrollitakse kohe, reeglite vastu eksivad andmed lükatakse tagasi ja sunnitakse andmemuudatuse algatajaid neid kohe parandama. Et sellisel juhul nende andmete registreerimine võtab rohkem aega, aga samas on hiljem andmeid lihtsam kasutada. Ja seda lähenemist aitavad saavutada siis SQL andmebaaside puhul need tabelitega seoses defineeritavad kitsendused. Niimoodi ja nii-öelda, mis on veel sellise lähenemise eelis, on see, et andmete kasutajad ja ka andmebaasi süsteem saavad andmete kohta midagi eeldada. Ja sellest tulenevalt tegelikult saavad andmete kasutajad kirjutada lihtsamaid andmebaasi keelelauseid ja samuti andmebaasi süsteem saab lauseid lihtsustada ehk siis asendada loogiliselt samaväärsemate, aga lihtsamate lausetega. Nii et tegelikult on näiteks üks selline nii-öelda teisenduse tüüp, mida toetavad paljud SQL andmebaasi süsteemid, see on
tabeli elimineerimise teisendus, stable elimination transformation. Selle tabeli elimineerimise teisenduse idee seisneb nüüd selles, et kui SQL andmebaasi kasutaja teeb päringu tulemuses või päringu lauses viitab erinevatele tabelitele. Ja kui nüüd andmebaasi süsteem saab aru, et tegelikult selleks, et anda vastus kasutaja poolt esitatud küsimust, ei ole vaja kõiki neid tabeleid lugeda, et oleks vaja lugeda tegelikult väiksemat hulka tabelit, siis andmebaasi süsteem käigu pealt oskab seda lauset lihtsustada, kirjutada ümber loogiliselt samaväärseks, aga lihtsamaks lauseks. Ja sellist loogiliselt samaväärset, aga lihtsamat lauset tegelikult on ka andmebaasi süsteemil lihtsam ja kiirem täita. Ja samamoodi ka nüüd see inimkasutaja ise, et kui ta teab, et andmebaasis on kitsendused jõustatud, et siis sellisel juhul sellest tulenevalt saab kirjutada lihtsamaid päringuid, et kui andmebaasis kitsendusi jõustatud ei ole, et siis tegelikult selle päringu kirjutaja peab sellise olukorraga arvestama, et võib-olla need andmed, mille põhjal neid päringuid tehakse, et nad ei vasta alati reeglitele ja nüüd siis nendest päringu lausetest tuleb sellega arvestada. Nii et tegelikult selle tabeli elimineerimise teisenduse rakendamise eelduseks on see, et andmebaasis on deklareeritud välisvõtme kitsendus, tänu millele andmebaasi süsteem saab garanteerida, et tabelites olevad andmed vastavad viidete terviklikkuse reeglile. Ja kuna ma ei saa välisvõtme kitsendusi deklareerida muidu, kui mul on deklareeritud ka siis primaarvõtme või unikaalsuse kitsendus, et siis need peavad olema samamoodi tabelites defineeritud. Ja kui sellised kitsendused on andmebaasis olemas, andmebaasi süsteem saab eeldada, et andmed vastavad viidete terviklikkuse reeglile, siis tegelikult tulenevalt sellest saab andmebaasi süsteem ka käigult kasutaja poolt kirjutatud lauseid lihtsustada. Ja samuti on aina rohkem NoSQL süsteeme, mis võimaldavad siis kirjeldada andmebaasis kirjutamise skeemi ja kontrollida andmeid enne, kui need salvestatakse. Et siin on viide siis MongoDB dokumentatsioonile, kus selle kohta kirjutatakse. Ja samuti näiteks huvilised võivad vaadata siis seda Raiko Roobergi bakalaureuse tööd, millele ma ka oma jutus eelnevalt viitasin ja kus kohas siis ka üritati jõustada kitsendusi nii PostgreSQL andmebaasis kui ka MongoDB andmebaasis. Et no veel üks strateegia on siis see, et andmeid tagantjärgi parandada. Et selline andmete tagantjärgi parandamine on see, et tähendab seda, et alguses võtame kõik andmed vastu, lubame need ära registreerida, aga siis nii-öelda hiljem hakkame tegelema nende andmete parandamisega. Et kõigepealt nii-öelda see muudab süsteemi keerukamaks, sellepärast et mul tuleb eristada selliseid andmeid, mis on juba ära parandatud sellistest andmetest, mis on veel ülevaatavad. Sageli võib juhtuda niimoodi, et on ebaselge, et millist parandust tuleb teha, sellepärast et andmeallikas ei ole enam kättesaadav, näiteks klient lahkus poest. Ja kindlasti inimlik tahtejõud sellega tegeleda kahaneb aja jooksul ja tuleb peale uusi ülesandeid, tuleb peale uusi andmeid ja kokkuvõttes siis võib-olla jääb pärast nii-öelda see hea plaan realiseerimata. Et see on täpselt sellise kipub olema ka näiteks õppetööga, et semestri alguses on see tunne, et veel aega on piisavalt ja ei ole põhjust ja vajadust väga pingutada. Ja siis semestri lõpus, kui kõik ülesanded on kuhjunud, et siis hakatakse rabelema, tegeletakse ühe ja teise ülesandega, igaühega niimoodi ebakvaliteetselt ja mõni ülesanne jääb lõpuks ka täiesti täitmata. Siis veel selline mõiste nagu on vaikimise väärtus ehk default value. Mul on tabeli loomisel võimalik defineerida siis seda, et tabeli veerul on vaikimisi väärtus. No näiteks oletame, et tabeli autoveerul marki ID on vaikimisi väärtus 1, kui ma lisan nüüd tabelisse uue rea ja selles lisamise lauses jätan veerule marki ID vastava väärtuse määramata. Et siis sellisel juhul kasutatakse sellele veerule vastavas väljas seda minu poolt defineeritud vaikimisi väärtust. Et selline lähenemine on kasulik sellisel juhul, kui veerus on sageli ühesugune väärtus.
Vaikimisi väärtus peab olema sama tüüpi kui veerg, millele see on deklareeritud ja see vaikimisi väärtus loomulikult ei tohi minna vastuollu mitte ühegi andmebaasis defineeritud kitsendusega. Nii et antud juhul autotabelis see automargi identifikaator, selle näol on tegemist siis välisvõtmeveeruga ja selles veerus olev väärtus, et see peab rahuldama viidetud terviklikkuse reeglid. Nii et kui vaikimisi väärtuse mehhanism lisaks sellesse väljaväärtuse, mis viidete terviklikkuse reeglit ei rahulda, siis tegelikult see tingiks selle vastava muudatuse tagasilükkamise ja kogu rida jääks tabelisse lisama. Ja mis on hästi oluline, et vaikimisi väärtus ei ole not null aseaine. Kui mul on tegemist sellise veeruga, kus kohas peab olema väärtus registreeritud, et minu analüüs näitab, et ma tahan alati iga olemi korral selle väärtuse registreerida, siis ei piisa sellest, et ma sellele veerule defineerin vaikimisi väärtuse. Sellepärast, et alati ma võin jõuga lisada sellele veerule vastavasse välja nulli, kas kohe rea lisamisel või ka hiljem tagantjärgi, näiteks update lause. Ja niimoodi siis selle süsteemi poolt määratud vaikimisi väärtuse, mis on ritta pandud, et selle ära kustutada. Nii et juhul, kui margi ID oleks mittekohustuslik veerg, siis vaatamata vaikimisi väärtusele nende lausete täitmine õnnestuks. Ehk tegelikult vaikimisi väärtus, veel kord kordan, on mugavusvahend, mis siis lihtsustab andmete sisestamist olukorras, kus ridades sageli mingisugusel veerule vastavas väljas on ühesugune väärtus. Aga vaikimisi väärtus ei ole kitsenduse konstant. Nii et kui ma tahan tagada seda, et veerule vastavus väljas alati peab olema väärtus, et siis sellisel juhul ma peaksin sellele veerule defineerima selle not null kitsendus. Kus kohas siis võiks nüüd vaikimisi väärtuseid kasutada? Näiteks üks koht, kus neid kasutada on siis seoses sellega, et kui mul on näiteks vaja reas registreerida loomisaeg. Et millal see rida tabelisse lisati, siis tegelikult see loomisaeg võiks süsteem võiks selle registreerida automaatselt sellel hetkel, kui lisatakse tabelisse uus rida. Ja vot sellisel juhul sellele veerule loomise aeg võiks siis defineerida vaikimisi väärtuse, mille sisuks oleks siis pöördumine funktsiooni poole, mis tagastab hetke, kuupäeva ja kellaaja. Milline see funktsioon on, sõltub andmebaasi süsteemist. Näiteks Microsoft Access'is saab kasutada funktsiooni now, mis tagastab hetke, kuupäeva ja kellaaja ilma sekundi murdosade ja ajavööndi infota. Aga tegelikult on funktsioon now olemas ka Postgresis, ainult et Postgresis tagastab selle funktsiooni now poole pöördumine ka ajavööndi ja sekundi murdos. Või siis näiteks SQL standard kirjeldab ka sellist funktsiooni, nagu on local timestamp, mis tagastab siis hetke, kuupäeva ja kellaaja. Siin see sulgudes null ütleb siis seda, et sekundi murdosasid ei soovita. Teine koht, kus kohas siis kasutada vaikimisi väärtuseid, on see, et kui teil on vaja tabelis registreerida nüüd põhiolemi tüübile põhiobjekti eksemplari kord, et milline on selle hetkeseisund. Oletame, et teil on siis näiteks süsteemis tellimused, iga tellimuse puhul oleks vaja fikseerida, milline on selle tellimuse hetkeseisund. Kas see tellimus on loodud, kinnitatud, tühistatud või täidetud. Või näiteks, et mul on töötaja, iga töötaja korral oleks vaja registreerida töötaja seisund infosüsteemi mõttes. Kas see töötaja näiteks tööl, puhkusel, vabastatud, lähetuses või veel mingisuguses kolmandas või neljandas seisundis. Tegelikult siis sellele tabelis olevale välisvõtmeveerule, mis viitab sellele seisundi klassifikaatori tabelile, et sellele võiks siis määrata vaikimisi väärtuseks selle seisundi koodi, millesse selle põhiobjekti eksemplar läheb, kui ta esimest korda registreeritakse. Nii et kui näiteks tellimus registreerimisel läheb alati seisundisse loodud, siis tabelis tellimusveerule tellimuse seisundi kood saaks defineerida vaikimisi väärtuse. Ja selleks vaikimisi väärtuseks oleks selle seisundi kood, mis vastab siis seisundile loodud. Vaikimisi väärtuste varjukülg on see, et nende muutmine ja eemaldamine on veaohtlik, sest võib tekitada vigu andmeid kasutavates rakendustes, kuna tegelikult need andmeid kasutavad rakendused, nad juba siis eeldavad, et sellel veerul on vaikimisi väärtus ja kui need äkitselt tuleb välja, et ei ole, et siis tegelikult teha katki selle koodi, mille kaudu toimub selle tabeli kasutamine ja selle kaudu teha katki ka selle rakenduse, mis seda koodi käivitab.
Ja veel siis nii-öelda lõpetuseks, et siin eespool viitasin sellisele mõistele nagu on alternatiivvõti ehk alternatiiv, et tabelis peaks olema üks või rohkem kandidaatvõtit, et üks nendest valitakse primaarvõtmeks, et primaarvõtme deklareerimiseks süsteemis tuleks siis defineerida primary key kitsendus ja nüüd kõik need primaarvõtmeks mitte valitud võtmed, et neid nimetatakse siis alternatiivvõtmeteks ja vaat need alternatiivvõtmed, nendest tuleks ka süsteemile teada anda. Ja selleks tuleks siis defineerida sellele veerole kõigepealt nende võtmeveergudele kõigepealt nullkitsendused, sellepärast et võtmeväärtus peaks olema alati olemas. Ja teiseks tuleks defineerida unikaalsuse kitsendus. Nii et see oli see põhjus, et mikspärast ka siin selles minu näites, et see automarkide tabel, margi nimetus, see veerg oli tegelikult moodustas alternatiivvõtme, et sellel veerul oli null kitsendus, sellel veerul oli unique kitsendus. Et nii-öelda võtmeväärtus alati peaks olema olemas ja võtmeväärtus peaks olema unikaalne. Et kui see on niimoodi primaarvõtme korral, siis ta peaks olema niimoodi ka alternatiivvõtmete korral. Ja tegelikult üks selline tüüpiline viga, veel ülekorratus ongi see, et ütleme tabelite disainimisel ei leita kõiki võtmeid, ei öelda andmebaasi süsteemile, et tabelites on sellised ja sellised võtmed. Ja võib-olla kõige nii-öelda halvemal juhul võetaksegi kasutusele iga tabeli korral see nimetatud surrogaatvõti, kus on siis süsteemi genereeritud unikaalsed täisarvud, mis on siis lihtsalt mõeldud ridade unikaalseks identifitseerimiseks, ridade eristamiseks üksteisest, aga mis on kasutusel ainult seal tarkvara sees, aga mis nii-öelda inimkasutajatel ei aita neid olemeid üksteisest eristada. Ja tegelikult jäävad leidmata need sellised sisulised võtmed ja jäävad siis süsteemis jõustumata need sisulised võtmed. Ja siis sellisel juhul muidugi see tulemus on see, et kui ei ole neid sisulisi võtmeid jõustatud, et siis hakatakse registreerima andmeid topelt või mitmekordselt. Ja kõige viimaseks siis viitan sellisele mõistele nagu on andmemudel, et kõigepealt see sõna andmemudel, et selle kohta öeldakse, et ta on semantiliselt üle laetud. Tegelikult selle sõna abil viidatakse kahele erinevale mõistele. Et kõigepealt andmemudel ühes tähenduses on siis selline mudel, mis kirjeldab ära andmebaasi ehitusplokid, kirjeldab ära andmebaasis nende operatsioonide tüübid, mida on võimalik andmebaasis läbi viia, kirjeldab ära nende kitsenduste tüübid, mida on võimalik andmebaasis loodud struktuuridele defineerida. Sellise andmemudeli näiteks on näiteks relatsiooniline andmemudel või siis SQL-i aluseks olev andmemudel. Andmemudel teises tähenduses on siis konkreetse süsteemi konkreetse andmebaasi kirjeldus, kus näiteks kirjeldatakse ära konkreetse ettevõtte SQL andmebaasi tabelid ja nende tabelitega seotud kitsendused. Nii et tabelid, primaarvõtmed ja nii edasi on ehitusplokid, mille abil saab luua palju erinevaid andmebaase. Ja need ehitusplokid kirjeldatakse ära SQL-i aluseks olevas andmemudelis, mis siis põhineb relatsioonilisel andmemudelil, kuid ei järgi seda mudelit täies ulatuses.